Mina olen Sandra Sillamaa ja sa kuulad ja vaatad taskuhäälingut Lase tiiger tuppa. Me räägime julgelt ja ausalt teemadest, mis kõnetavad mingil moel meid kõiki. Minu kaassaatejuht on kliiniline psühholoog Dagmar Ainso ja see taskuhääling sünnib koostöös Eesti naisega. Head asjad sünnivad siis, kui sul on aega saada kokku iseendaga. Tere, me oleme jälle tagasi ja pikema jututa, ma ütlen ikkagi tere ära, tere Dagmar sulle ka. Tšau, Sandra. Pikema jututa lähme kohe teemast, sest meil on täna väga palju rääkida, oleme siin hoidnud tagasi ja oodanud, et kaamerad saaks käima, heli saaks paika, et saaks juba süveneda teemasse ja tutvustan meie ägedaid külalisi. Meil on täna külas Mart ja Brit. Tere! Tere! Ja ma alati tutvustan läbi selle, ma sain aru, ma hakkasin kohe hästi kiiresti rääkida, sest meil on hästi palju rääkida, läbi selle, et kuidas mina tean neid inimesi ja Marti ma tean ikkagi sellest ajast, kui sa helistasid umbes täpselt 10 aastat tagasi ja ütlesid, et me ikkagi Traadet äkiga võiks tulla Eesti Laulule. Aha, see oli kõne lausa, vanakooli kõne. Ja siis ma ütlesin, et aga tead, et aga meil on ju need laulud on ju kõik pärimusvaramust ja see pole originaaltekst ja nii edasi. Ei, mõtleme midagi välja, paneme tädikesed lavale. Ja kas mitte tollel aastal ei olnud, et mingid paabuskad on. Ühesõnaga, et mina tean sind sealt. Tere. Väga hea, tere. Väga tore. Ja Britti tean ma läbi Mardi. Küljeluu. Ja kutsusin täna teid rääkima siia vananemisest. See on parim valik ses mõttes, et kes veel on nii head vananejad kui mitte meie. Just. Vabariigi esivananejad. Oi, ühesõnaga, kohe läheme sellest teemasse, aga nagu traditsiooniks saan, siis 3 küsimust teile. On ju, et julguse teemal, sest ikkagi kogu see taskuhääling on selles mõttes loodetavasti annab inimestele julgust, et mõelda nendele teemadele, rääkida nendest teemadest, millest me niikuinii ei pääse, nagu ka vananemisest ja et ka siis külalised jagaks. Esiteks, mis oli sinu viimane julge samm? Alustame Britist siis. Mis sa ise tunned, et oli julge? Võib-olla viimane julge samm oli see, kui ma sain aru, et kõik algab jälle uuesti, kui ma tegelikult ei ole veel 50, on ju. Aga kui ma 40-selt mõtlesin, et ma ei tea, et nüüd on ikka kuidagi mingid asjad on ikka nagu teistmoodi. Siis nüüd ma saan aru, et tegelikult ei ole midagi teistmoodi ja kõik läheb sama lauluga edasi. Nii et tegelikult nagu ma seda sammu veel ette ei räägi, sest see on mul veel plaanis, aga põhimõtteliselt mul jõudis kohale, et tegelikult mitte midagi ei ole muutunud. Nii et mul võttis nagu see mingi 8-9 aastat aega. Julgus on siis see, et sa lihtsalt, et sa teed midagi. Et ma nüüd teen ikkagi selle sammu ära, mida ma tegelikult tahtsin. Mina ka ei tea, mis ta teeb. Ja ta ei räägi seda. Vaat saa nüüd naistest aru. Aga lihtsalt see point on selles, et me vahel nagu ei tee seda sammu, sest me arvame, et mingi aeg on möödas või mingi aeg on läbi. Ja ma arvasin ka 40-selt, ma ei tea miks, kuigi ma ei ole kunagi tegelenud üldse sellise asja nagu nii-öelda vananemisega. Ma ei ole mõelnud, et ma olen vana millekski või sellekski on ju. Aga siis ühel hetkel ma mõtlesin, et võt selle jaoks on küll nüüd aeg otsas. Ja siis 8-9 aastat hiljem ma saan aru, et ei, mis asja, kõik alles algab. Nii et ühesõnaga, ma olen tegemas ühte sammu, mis on audunud mingi 8-9 aastat. Minul on küll palju praktilisem see julguse teema. Mina lihtsalt julgen päeviti magada. Ja varem ma ei julgenud seda sellepärast teha, et võtta nii palju asju oli kogu aeg ja mul olid süümekad, et kui ma nüüd lähen magama, mul jäävad inimesed ootama ja ei saa teha, aga kui ma ikkagi tunnen ennast väsinud, siis ma lihtsalt lähen magan. See on minu kõige julgem. Mul on hea meel selle üle, et ma julgen päeviti magada. Super. Väga hea, mina magan ka päeviti. Kui vaatame, kas see huvitav vanusele ka hästi mõjub või vananemisele või? Ja mul on lihtsalt võib-olla siin väike miinus on sellega see, ma tean, et peab magama lühidalt, niimoodi 10 minti, 15 minutit. See on minu ekspertiis. See on sinu ekspertiis, aga ma ikkagi tahan selle, et mingi tund või 40 minutit vähemalt seal uneleda ja olla, see on nii mõnus lihtsalt. Aga see vist ei ole tervislik. No, vaatame. Teine küsimus, mida sa kardad? See on hea küsimus. Ma olen eluaeg kartnud mööda elada. Mööda elada oma visioonist, oma kirest, oma nagu sellest elust, mida ma usun, et Jumal on mulle andnud siin elus teha. Ja kuidagi see nagu see plaanis pihta elamine on minu jaoks olnud nagu põhikirg.
ja sellepärast mind nii häirib, et ma ei ole seda sammu julgenud ikkagi 8 aastat teha, mida ma tahaks teha, sest ma saan aru, et vot see on mind kogu aeg närinud, ma olen kogu aeg nagu mööda elanud, sellepärast, et mul ei ole olnud julgust seda sammu teha. Aga vot see on minu suurim hirm. Nii et ma nagu kogu aeg kannustan ennast elama täna, elama selles kires, mis mul on, mida ma teen, mida ma tahan panustada ellu inimestesse ja oma peresse ja et ma ei taha nagu allahindlust teha elus. Ma korra vahel küsin, kas see julge samm, mis sul on tulemas, et no kindlasti Mart sellest kuuleb, aga kas laiem avalikkus kuuleb sellest? Jaa, kindlasti. Ossa! Võib-olla ka minu elu lihtsamaks, ma kartsin, see on midagi kodus. Aga ei, siis kui ta on avalik, siis on nagu lihtsam. Jaa, kõik ära muretse. Siis, oota, mis see küsimus oli? Selline küsimus. Jaa, muidugi, küsi vahele. Mööda elamine, kas see juhtub sellepärast, et me ei märka, kuidas nagu pihta elada või see juhtub sellepärast, et hirm on liiga suur? Võt see on hea küsimus. Tegelikult pigem on see sellega seoses, et ma olen kuidagi eluaeg teadnud, mis on minu ülesanne siin elus. Mul on eluaeg olnud visioon, mul on eluaeg olnud kirg elada, nagu reaalselt kirg elada. Ja ma kuidagi, ma olen alati teadnud, mis samme võtta, kuhu pöörata ja siis, kui ma olen nagu kartnud seda sammu teha, siis mul on alati, mind on kannustanud just see sama hirm mööda elada. Ehk siis ma olen nagu julgenud võtta sammu, sellepärast, et ma ei taha sellest mööda elades, ma tean. Ja võib-olla ka see, et ma olen olnud usklik üle 30 aasta, aga ma pean ütlema, et ka ennem, kui ma reaalselt teadvustasin, et Jumalat ja usku enda elus, ma juba siis teadsin, ma juba väiksena puuotsas istudes teadsin, nagu, mida ma tahan nagu panustada ellu või kuidagi. Nii et pigem nagu see on nagu see iseendast nagu mööda elamine, et ma nagu ei panusta seda kirge, mida ma tean, et minus on või see maksimum. Ja sellepärast see nii-öelda see mööda astutud samm, mis on tingitud olnud ühest väga tõsisest ja sügavast haiget saamisest, mis ongi tegelikult pärssind ja võib-olla sellest me räägime natuke hiljem, eks ju, et see sõnade jõud ja mismoodi me tegelikult nagu vahel ka nähvates või oma sõnadega inimesi lõhume. Aga võt see üks samm, mis mul on veel nii-öelda elus sellest pandlist tegemata, ongi see üks julge samm ja ma ei ole ikka julgenud seda teha. Kohe taas küsida, et kui sa oled 50 veel ei ole ja sul on üks samm veel elus teha, mis sa järgmised 40 aastat teed? Ei, no see visioon kannab, vaata, see visioon kogu aeg kannab, aga lihtsalt ma tunnen, et see üks samm, mida ma ei ole julgenud teha, et see nagu ahistab. Ideede puudust tal ei ole, ära muretse, selles mõttes, et ta päriselt nii meil ka ei ole, et ma lähen koju, kõik mööbel on ümber tõstetud. Nii ei ole, igapäevaselt. Aga põhimõtteliselt tema aju tõstab kogu aeg asju ümber. Ja selles mõttes seda probleemi tõesti ei ole. Küll ta leiab selle uue eesmärgi. Ei, nagu kõik need asjad viivad ju, eks ju, 100 ja üle 100 välja, eks ju. Mart, mida sa kardad? Minu kartus tegelikult on rohkem nagu ühiskondlik. Ma räägin see ruttu ära, kuna see ei ole päris selle saate teema, aga mina kardan õigusriigi kadumist, sest et praegu ikkagi me toimetame väga kenasti reeglite järgi nii globaalselt kui Eestis. Me oleme väga demokraatlik, tore riik ja sellepärast on meil kõigil turvaline ja hea siin elada. Ma kardan lihtsalt, et lõpuks, kui õigusriigi alused löövad kõikuma, nagu me maailma uudistest näeme, siis tegelikult see hakkab mõjutama meie igapäevaelu nagu totaalselt ja meie ellu tuleb hirm, meie ellu tuleb selline mööda seina ääri käimine, et ma kardan nagu sellist maailma kõige rohkem, kus me ei saa olla nagu vabad ja rõõmsad kogu aeg. Aga seda me lahendasin praegu ära. Ma lihtsalt ütlesin see on nii põnev, vaata, sest ongi see, et need kartused, hirmud on täitsa nagu erinevad kõigil ja mis aga ma ütlen, ma tajun seda nagu ma toon selle nagu ühiskondliku hirmu lihtsalt kuidagi nagu enda sõprade pere nagu siia selle peale, kus me nagu toimetame. Mul seda meeldib see ühiskond, kus me elame. Ja võib-olla oma vanemates, kes on saanud kogeda, eks ju, sellist elu, mida meil täna õnneks ei ole, et sealt meil on ka põhjendatud see hirm. Et võib-olla kui elaksime vabas ühiskonnas mitmeid põlvi, siis me ei oskakski seda karta. Rootsis näiteks. No jah, või Ameerikas või kus iganes on ju. Aga et täna meil on see hirm nagu reaalne, seepärast, et meie vanemad on kogenud seda. Me olime ise nii väiksed, et meil oli elu ikka lill on ju. Ja viimane asi, üks mõte, mis toetab. Kas praegu või üleüldse ma võin esimesena öelda hästi ruttu, ma mõtlesin selle mõtte peale, mul sellist kreedot ei ole, aga vist on selline, ikkagi iga päev, kui üles ärkan, ma usun, et inimesed on head. Jah, vist nii ongi. Ma olen täiesti selles mõttes naiivne.
ja võib-olla, teate, siin on üks huvitav asi, ma ei tea, kas siin on ka mingisugust selgitust sellele, aga kui ma niimoodi nagu ellu lähen iga päev, siis mul reeglina minu ümber ei olegi halbu inimesi. No mõnikord satub mõni võib-olla kurjem ja õelam, aga väga harva. Et see on nagu huvitav. Sa ütled, et võib-olla sa oled naiivne, aga mina usun sama ja taustana võib-olla, et olen vanglas töötanud aastaid ja just kui võiks ju arvata, et kus siis veel kurjad inimesed on, kui mitte seal, aga ma arvan, et see üks põhjus, miks ma näiteks seal kuidagi olin ja mulle seal sobis, on täpselt seesama mõte, et mina ei usu halbadesse inimestesse. Kellus? No minu mõte on võib-olla see, et naerata ja maailm naeratab sulle vastu. Et minu jaoks see rõõm ja nali ja huumor on vist kõige tõhusam ravim üldse igasuguse elu stresside, pingete, asjade vastu, et see on nagu hästi oluline just seesama naeratus. Et kui me ükskord oleme nii vanad, et me oleme juba mulle all Britiga, siis meil on hauaplaatide peal on kõlarid, kus kostab naer. See oleks parim. Ma peast praegu kutsin ette, kuidas te hommikul ärkate. Üks on inimesed on nii head, teine naeratab kõrval. jah. Kuule, lõpetame selle podcast ära, need on igavad inimesed, me ei usu neid. See on see toksiline positiivne. Täpselt. Ja seda me ei kannata siin Eestis välja. Aga vaata, see on tegelikult väga lihtne, vaata kui, ma arvan, et sa ju ise tead ka seda, eks ju, ja te mõlemad teate kindlasti, et vaata, kui sa teed elus hästi palju asju ja paratamatult ka heade asjadega kaasneb ju meeletu pinge ja stress, eks ju, ja me oleme ju ka pidevalt pildis, pidevalt ekraani ees, pidevalt laval, pidevalt, et sa oled kogu aeg nagu, pead nagu justkui olema keegi, eks ju, sest et siin kogu aeg keegi vaatab, et mis ta nüüd teeb või mis ta nüüd ütleb, on ju. Ja mina tunnen, et ainuke viis olla nagu mina ise ongi olla see rõõmus inimene, nii nagu ma olen. Et see nagu hoiab, sest mulle õudselt meeldivad kõik need tegevused, mis ma teen, kuigi neid võiks olla vahepeal poole vähem. Aga ma ei raatsi ühtegi ära jätta, et see rõõm ja see tegelikult tasakaalustab seda pinget ja väsimust, mis paratamatult aegalt tekib, on ju. Nii et ma arvan, et see on meie päästerõngas, kui meil seda ka ei oleks Mardiga, seda naeru ja lollitamist ja nalja tegemist, ma arvan, et siis oleks temal ammu südar ja minul oleks, ma ei tea, mis muu asi, ma ei tea, liigeste valud või mul seljavalu aegalt on, sest et mul on seljatraumal kunagi lihtsalt ekstreemspordist, aga siis tuleb lihtsalt võimelda ja tegutseda. Nii et selles mõttes jah, see rõõm tõesti on hästi oluline. Toksiline positiivsus massidesse. Just. Jah. Ma jäin selles mõtlema, et see vist, et kuhu minu võib-olla see mõte praegu on läinud, mis mind saadab, et mul on nagu see võimalus valida hommikul. Et sa võid olla nii, et isegi on nagu tulemas keeruline päev või on mingi keeruline asi elus juhtunud või käimas, et siis tegelikult sul lõppkokkuvõttes on valik, kuidas sa sellesse suhtud ja mis mõtteviisi sa kannad. Et kas sa teed asja ise veel hullemaks oma mõtlemisega või see tegelikult mõtled, et okei, et aga naeratame siis on ju. Nojah, täpselt. Me teeme mingi loll nali või vahel isegi, kui me oleme Mardiga nii väsinud ja on olnud pikk päev, siis me vaatame neid lollakaid videoid, kus ma ei tea igast asju juhtuvad või kassid ja koerad teevad nalja ja lihtsalt naerame. Ja see kohe nagu vabastab mingitest pingetest. See on tõesti ülioluline. Toksiline positiivsus massidesse ja scrollige rohkem. Enne magamist. Jaa. See on pika järgse eliksiir täpselt. Ei kuule, näpp töötab, aju töötab. Nii, aga lähme vananemisteema juurde. Ma arvan, et kõige võib-olla hea algus sellele ongi, mida me juba natuke siin eetriväliselt alustasime, on see, et mis hetkest sa siis oled vana? Kust hakkab see vananemine pihta? Võt selle vananemisega on üldse tore lugu, sest et minu meelest me elame nii noores ühiskonnas, et noor ühiskond saab rääkida üldse vanadusest. Vaata, need vanad kultuurid, on ta siis Jaapan, on ta siis, eks ju, vana Euroopa, seal ei räägita üldse mingist vanusest. Seal on iga vanus on väärtus. Ja iga nagu vanus on ilus, ta on väärtuslik, ta on mingisugune pühadus, eks ju, ma vaatan ühte Jaapani papat, kes aeg-ajalt mingisuguseid mõtteterasi jagab või Hiina mingisugune tarkur, eks ju, et päris nagu vanades kultuurides on see vanus ei ole nagu relevantne. Ja samamoodi see igasugune vananemine ka väliselt, eks ju, et see on nagu püha.
kui inimene elab kaua. Sest et olid ju ajad, kus inimesed surid ju võib-olla 20 on vara öelda, eks ju, aga paljud surid sünnitusel. 40 ikka oli juba väga vana. Põhimõtteliselt, eks ju, raugad. Et tegelikult täna me oleme ikkagi, elame ühiskonnas, kus me saame elada ikkagi pikalt, vastavalt palju geene on antud, kaua su vanemad on elanud, ja tihtilugu me isegi suudame trotsida ka oma vanemate mingisuguseid, ütleme neid haigusi, sest et me elame nii palju teadlikumalt. Nii et tegelikult täna nagu mina olen eluaeg, minu põhiikoon oli siis, kui ma olin väiksena suvel maakodus Vormsis, seal oli kõrval külas oli piimatädi. Ta oli siuke imetillukene, imekriipspeenikene ja hästi krimpsus tädi. Ja tuli alati oma lehmade vahelt ja minul ka varvaste vahelt lirtsus seda, eks ju, virtsa ja läksin oma sinna lehmade juurde neid patsutama, kelle piima ma jõin. Ja ma nii mäletan seda, et tal olid hästi palju kortsa näos, aga need kõik olid üles suunaga. Tal olid nagu naerukurud. Ja ometi tal oli väga raske elu olnud. Ja ta oli usklik, ja ta kogu aeg ta oli helge. Ja ma nii selgelt mäletan, ma ei kujuta ette, kui väike ma võisin olla, ma ei tea, mingi 4, 5, 6. Ja ma mäletan, et tema nägu, ma siiamaani näen tema nägu, kui ma mõtlen selle peale. Ja ma mäletan, et ma mõtlesin, et ma tahaks olla selline vana inimene kunagi. Ja võib-olla see ongi mind nagu kannud, et mitte vanaduses ei ole asi, vaid selles, kes sa oled. Aga kuna me elame nii noores ühiskonnas, siis ongi niimoodi, et et umbes võtame ainult tööle noori inimesi, kuigi me võtame ka noori, sest et me lihtsalt ei jaga nendest interneti avarustest ja asjadest on ju, et on mingid kohad, kus on tõesti noored inimesed olulisemad ja lihtsalt on nagu teadlikumad mingites asjades. Aga et selles mõttes ma ise nagu ei mõtle tegelikult vanuse peale ja sellepärast on ka mõnes mõttes rõhuv siin Eestis, et siin mul hakkas tekkima see mingisugune, kui ma sain 40 ja natuke üle, siis mul hakkas tunduma, et oi, mingeid asju ma ei saa enam teha. Ja ma ausalt maadlesin sellega, täiega maadlesin. Ja siis ma nüüd jõudsin siia ja mõtlesin, mis asja ei saa teha, ja kuidagi nagu äkki nagu oli see läinud, et mingisugune vanuse stress. Ma arvan, vist kõik peame ennast nooremaks, kui me oleme. On ju? Ma ise mõtlesin. Kui vanaks sina pead? No ikka mingi see 30-ga midagi. Päris alla 30 ei ole enam. No ma tegelikult on 46, aga ma arvan, et mingi 32, 3 tunnen umbes selline. Sinu vanune ühesõnaga. Järelikult sa tunned ennast 16. Kas sina ka tunned ennast nooremana? Kusjuures mina ei mõtle vist niimoodi. Ja kui küsitakse, kui vana ennast tunned? Ei, see noorena ei mõtle. Mul on olnud pigem seda, et ma tunnen ennast vanemana kogu aeg, kui ma olen olnud. Ja mul seda teemat ei ole, et kuidagi ma tahaks olla noorem või on nagu noorem tunne, pigem isegi vastupidi. Aga ma jäin mõtlema nagu nende sõnade peale, mida me üldse kasutame. Me kõik jääme vanaks. Ma olen palju mõelnud, et see on Mihkel Raua kirjutatud sõnad Ketterile. See oli 16. Ei, ta laulis jah. Laulis seda, ta oli ise ju. Et me saame vanaks, me jää vanaks. Aga tal on jääme vist või? See on jääme vanaks. Ja me kõik räägime ka, et me jääme vanaks ja õudust. Jääd vanaks. Ja mina mõtlesin, ma olen ka, ma arvan, seal kuskil 30, ma ütleks 4 või midagi sellist. Natuke vanem järelikult. Ja natuke vanem olen sust. Aga esimest kord, siis kui ma sain aprillis 40 ja kuidagi millegi pärast see 40 nagu on selline, mis asi ta on, ma ei tea, aga tal on nagu mingi siuke, et nüüd sa oled seal nagu teisel pool. Ja siis ma olin, ei, ma ei tunne üldse, ma tulen täpselt samamoodi. Ja nüüd sellel sügisel on hakanud see kuradi 40 mulle ka nagu ligi hiilima. Ja ma üritasin aru saada, et aga mis mõttes, et mina seda ei tunne, et mul jääb midagi tegemata. Vastupidi, ma tunnen, et mingi kork on eest ära tõmmatud ja vastupidi, ma just teen kõike ja kõik on võimalik. Aga samas ma mõtlen, et ma olen tundnud kadedust, seda aru. Ma olen tundnud kadedust, et näiteks, kes on 30-aastased, on ju. Kurat, no nimesid nimetamata. Neil on võimalus 10 aastat kauem elada. Nagu mõtlemata, et aga ma olen ju selle juba saanud kogeda, on ju, aga ma tundsin endas nagu sellist kadedust, kui ma proovisin sõnadesse panna, et mis asi see on. Ja teine asi on kurbus, et elu saab ikka nii ruttu läbi.
et need kaks. Osad hoia need hobuseid, sul on ikka, kui sa 100 paned, sul on ikkagi enamus elust veel ees ja muide tead, mis mõte mind on korraks isegi hirmutanud, kuna ma tõesti olen väga palju teinud läbi elu tööd ja ma olen sellest ka kirjutanud raamatu läbipõlemisesse, minu Tenerife raamat tegelikult oli see, kuidas ma läbi põlesin 10 aastat tagasi, siis ma mõtlen niimoodi, et appikene, ma olen küll töötanud alates, ütleme nüüd hästi ümmarguselt 15-16 eluaastast, kindlasti olin juba raadios siis, 30 aastat ma olen töötanud. Läbivalt. Nii, liidame mu vanusele praegu 30, see on ainult 76. On ülitõenäoline, et ma ikkagi töötan veel ka järgmist 30 aastat. Ehk siis, et ma mõtlen tagasi appi, kui palju ma olen pidanud töötama elus ja ma pean veel töötama sama palju. Vot see mõte ei ole mulle pähe mahtunud. Jaa, et seda aga palju. Sulle nagu ei nagu sa ei tahaks nii palju töötada? Ma ei tahaks nii palju töötada. Jaa, ma olen ikkagi selline 6 päeva nädalas ja 14 tundi päevas. See on ebatervislik, Mart. Kas su naine ei räägi seda sulle või? Oi, no vaata. Ma hommikul lugesin raamatut, kuidas tegelikult ühiskonnana ma peaks võitlema selle vastu, et... Ja, ma tean. Aga ma räägingi seda, et ma proovin siis selle mure siis moondadagi selleks, et tegelikult olla lihtsalt teadlikum ja tublim. Ja ma kusjuures eile just veel enne magaminekut mõtlesin, kuidas ikkagi jälle läks nüüd sel nädalal nii, et ma olen maganud 6 tundi öösiti, ma olen lõpetanud kell, eks ole, 12 töö, hommikul ruttu üles, kuigi hommikul ma üritan ikkagi teha pilatest ja olla tubli hommikul, et ennast nagu käima saada. Aga ikkagi, et ma töötan nagu praegu väga pikad päevad, et kus see praegu tulnud on? Ja ma otsin seda praegu, saad aru, seda põhjust. Ja, aga vaata, siis kui Mart käis sinu juures öökülalist tegemas, siis ta tuli takas, tead, mis Sandra rääkis mulle, ma ütlesin, yes, ma olen sulle neid samu asju 10 aastat rääkinud, aga õnneks nüüd Sandrat sa kuulsid, on ju. Ja siis ma peangi hakkama sulle rääkima, siis ma tahan, et sa Martile räägid. See on alati, see ei ole nagu minus, vaid keegi teine võõra. Absoluutselt. Aga point on nagu selles, et mida mina ei saa aru, kuidas sellistesse peakestesse ei mahu see, et kui sa sellise nagu non-stopina töötad, siis on ebaefektiivne. Et ja see ongi see, mida ma ei ole suutnud Martile selgeks teha, et saad aru, et kui sa nagu võtad ühe päeva, kus sa võtad kõik telefonid välja ja sa tõesti ei suhtle väljapool maailmaga, on ju, mitte midagi ei juhtu sellest, aga sinu jaoks juhtub meeletult palju, on ju, sest ega asjata ei ole piiblis ju, isegi Jumal puhkas ühe päeva. Fenomenaalne, eks ju, kui juba maa ja taeva looja Jumal puhkab, no kuule, mis siis sina nupuke, on ju? Sina nupuke võiksid ammugi puhke. Aga see on, tead, ma olles olnud, ma arvan, samas selles ja ikkagi vahepeal kaldusin sinna tagasi, et töö ja meile meeldib see, me saame sellest adrekat, dopamiini, see on lahe olla kogu aeg töös ja sulle tundub, et sa oled hästi nagu vaja kõik muud asjad selle juures, mis sa võib-olla tahad, et siis su aju ei usu seda, et kui sa puhkad ühe päeva, et siis pluss sa nagu tahad, see on nagu see narkootikum. Seda ma pean küll tunnistama, et puhata ma endiselt ei oska. Ma juba sinna raamatusse kirjutasin sisse, kui ma olin pool aastat Tenerifel läbi põle et ma püüan õppida puhkama. No seal loomulikult ma sain rohkem lebotada toona, kuna ma tegin tõesti endale täitsa vabaks. See oli väga kasulik. Üks nagu asju, mis on mind elus hoidnud, oli see pool aastat pausi, aga ma ikkagi ei oska puhata. No jaa, aga vaata, see ongi see, et kui sa ühe korra võtad selle ühe päeva vabaks, siis muidugi aju ei usu. Teist korda ega ta siis ka ei usu. Aga kui sul on iga nädal, nagu ma ei tea, juutidel on, eks ju, see sabat või moslemitel on see, eks ju, et kui see on sul iganädalane nagu püha rituaal puhata, siis ühel hetkel ajule jõuab kohale, et laupäev on püha mõte. Kuule, püha mõte. Prooviks. Kuule, me saime hea mõtte. Prooviks puhata pühapäeval. Aga see on väga tõsi, et ja ajul läheb aega 3-4 kuud, on ja, et sa üldse saaks. See ei ole see, et paar korda teen ja oli mõnus ja nüüd ongi, on ja, või nüüd ma olen puhanud, on ja. Ja ei no, ühesõnaga ma ikkagi oma vanadust, kui me sellest teemast räägime, siis ma ikkagi kujutaks ette, mul on ju silme ees mingisugused pildid toredatest papidest. Nii. No ma tahaks ka olla see tore papi. Nii. Mitte selline, et ma teen niimoodi, lapselaps või lapselaps tuleb ukse vahelt sisse, ütleb midagi mulle, oota korra. Vaat seda nagu ma küll ei taha. See on nagu viimane asi, mis ma tahan. Et tore papi tahan ikka olla. Nii et hakkame siis harjutama seda ühte päeva nädalas puhkamist. Just, siis sa saad olla tore papi. Mul on 2 sonimütsi isegi on. See on see päev, kus peab olema mingi asi, mis on mingi trigger, eks ole, peab olema. Võtan selle sonimütsi, selle hommikul, mis me nüüd välja võtame, panen pähe.
ka kodus. Pead lubama kanda mul sonimütsi. Luban. Ja siis ma olen see tore papi, see on minul see tore papi olemise päev. ongi lihtsam harjutada. Jah, kui muidu on raske endale maha müüa, siis ma harjutan vanaisa olemist. Jah, ja sa pead panema seina peale need pildid, mis on su unistus. Mõni unistab suurest villast, tema unistab papiks olemisest. See endab mingi lahe papist pilt on ju, see soniga mängib seal pentang ja pane see endale seina peale. Petangi tahaks ma küll mängida. No võt. Ei, ka päriselt. Mina kujutan ette oma vanaduspõlve niimoodi, et ma koos teiste papidega mängin petanki. Reaalselt. Super. Nii, kas te tahate must veel midagi teada? Ennem sa mainisid, et vananemine hakkab pihta 30-selt. No, ütleme niimoodi, et tänapäeva see elumürgisus, mis on õhus, mis on toidus, mis on meie igapäeva just samas stressis, kõiges selles, siis teadlased väidavad, et tegelikult kui muidu hakkas vananemine seal 40-45 pluss on ju see rakkude ja kogu see, siis nüüd on juba see nii-öelda perimenopaus liikunud 10 aastat noortemate sekka, nii et 30-35 pluss hakkavad juba tihtilugu need nähud. Nii et seda enam peaks mõtlema ennast nii-öelda vanusest vabaks ja mõtlema ennast sellesse nagu konteksti, et kuidas nagu hoida ennast, kuidas hoida oma tervist, kuidas hoida kõike seda, millesse ma igapäevaselt panustan. Et luua neid muutusi, sest et kui te siin rääksite, et kui vanalt ennast tunnete, on ju, siis mina näiteks tunnen ennast tihtilugu selle tüdrukuna, kes istus seal puu otsas, ma ei tea, 4-5-sena, siis mul olid vihmaussid rippusid käe peal, samal ajal rääkisin lindudega juttu, istusin seal. Mul on tihtilugu see tunne ja miks? Sellepärast, et seal ma olin kõige rohkem iseendaga nagu nii-öelda ma ei tea, mis hea sõna on, või in line nagu iseendaga nagu täpselt harmoonias, eks ju. Ja ma olen jõudnud tegelikult samasse punkti uuesti, kus ma täna tunnen, et ma olen täpselt seal. Nii et mul aeg-ajalt mul on see tunne, et ma istun just seal puu otsas ja mul on nagu, kõik see on olemas, eks ju. Kõik on ees. No kõik on ees või kõik on olemas. Vaata see üks asi, mida inimesi õudselt vaevab, on mingisugused, et oi, miks mul ei ole seda ja miks me muretseme ja vaevame. Aga miks meil on kõik olemas? Et võt see sama nagu, et panusta nagu täna, sest mina hakkasin enda vanusesse panustama või oma sellesse tervisesse juba olingi, ma ei tea, 4-15, kui ma otsustasin, et ma ei kasuta mingisugust mürgist kosmeetikat, ma ainult segan ise kokku mingid asjad. Ja kui ma 20-selt sära silmist sellest rääkisin, et kasutage ainult naturaalset kosmeetikat, siis kõik naersid, et sa oled 20, et sa näedki hea välja, sul ongi ilus nahk ja millest sa räägid, on ja. Aga täna peaaegu 50, ma võin öelda, et tegelikult see toimib. Me ei pea kasutama mingit kallist poekosmeetikat selleks, et olla särav ja hea nahaga, on ju. Et näiteks üks näide on ju, või siis toitumine, eks ju. Kas nüüd räägime narkost või? Ei, veel ei lähe narko juurde. Ma tahan alustada oma provokatiivsete praegu kuuled on nii. Narkoteema tuleb ka. Hüppaks kohe sinna. Kes praegu paneb kinni, siis tegelikult ägedalt vananeda, siis ongi meil soovitus, millist narkot teha. Nii, aga enne. Spetsialisti soovitus. Spetsialisti küsimus. Sa ütlesid enne, et vananemine algab justkui seal 30-selt. Kas vananemine ei alga siis, kui me sünnime? No printsiibis algab, aga ütleme, printsiibis tegelikult päris sündides ei hakka, sest siis ju rakud kasvavad, sest me peame kõigepealt kasvama ju suureks. Ja see on küsimus arutelu jaoks on ju. Et tegelikult ju rakud kasvatavad meie keha, eks ju, et siis ta otseselt, mingid rakud kogu aeg ju vananevad, eks ju, ja rakud vahetuvad. Aga ütleme niimoodi, et esimene vananemise suunas samm on tegelikult siis, kui meil on nii-öelda, tekib see esimene teismeiga või see murdeiga, on ju. Et siis vaata toimub juba see muutumine, kus siis keha nagu hakkab ootama, et nüüd peaks midagi sündima meie kehast selleks, et nüüd elu edasi anda, eks ju, et need on niisugused ürgsed instinktid, sest vastasel juhul me keegi istuksin täna, kui seda instinkti inimesel ei oleks, eks ju, et elu edasi viia. Ja vaata sellel hetkel nüüd tekib see, et inimene, tal tegelikult tekib see ootuse hetk
ja siis ta ka, rakud seal ikka vananevad nagu ikka, siis nad jälle uuenevad ja isegi tänapäeval teadus on tõestanud, kui äkki isegi 10 aastat tagasi veel räägiti, et kõik need ajurakud, mis me ära kulutame, et neid enam tagasi ei saa ja närvirakud, tegelikult ka need uuenevad. See on mul ainuke asi, mis on vist keskkooli anatoomiast meeles, nii et ma saan aru, et see on ka nüüd vale või? See on kõik vale. Et ütleme niimoodi, aga mõte on siis see, et inimene tegelikult nii-öelda siis vananema hakkab siis naise seisukohalt sellel hetkel, kui me hakkame liikuma sinna suunda, kus me enam nagu lapsi ei saa. Kuigi jälle, tänapäeva meditsiin võimaldab saada lapsi juba 50 ja 60 aastalt, aga printsiibis nagu tegelikult su keha ei jaksaks 56 aastaselt last saada. Olgem ausad, et see on ikkagi mõeldud, et sa saad noore eas, kus sul on okei olla ööd otsa magamata, kasvatada, möllata oma lapsega, eks ju. Ehk siis see nii-öelda see hormonaalne vananemine, kus siis keha ütleb, et nüüd on nagu minu ülesanne täidetud, on ju, et nüüd hakkame vaikselt siis liikuma sinna suunas, et jääda siis nii-öelda liikuda ära sellest fertiilsest east, on ju. Et olla tore papi või mammi? Olla tore mammi, eks ju, nii-öelda. Aga see on ka oluliselt tingitud siis ikkagi meie sellest mürgisest elukeskkonnast, et meie organism nagu vananeb kiiremini, kui me tegelikult tahaksime. Aga seda me saame kõike ka ümber keerata oma siis elustiiliga. Seda, kuna juba oli siin narkost hakkas jutu tulema, et ma sellepärast natuke selle küsimuse siia tahtsingi õhku visata, et tegelikult see keskkonna mõjutus tuleb meil ju kohe. Kõik need harjumused, mis meil tekivad, see, mis meie aju teeb, ongi mingi suhkur, toitumine, liikumine, kõik need mõjutused ju hakkavad juba lapseajast pihta. Aga meil on natuke erinev lapsepõlv olnud, sa oled ikkagi palju noorem meist. Ja meie lapsepõlves, Britiga konkreetselt, meie põlvkond, me ikkagi kasvasime sellel õudsel nõukogude ajal, kus tegelikult ei olnud nii palju jama ja keemiat ja ma arvan, olid muud asjad, mis ka ju vormisid selles mõttes, et me mängisime õues palju jalgpalli. Ma mängisin ka. Aga ajad on selles mõttes tõesti karmimaks läinud, et tõesti, et lastel see kräpp on ju nii kättesaadav ja hirmus asi, lähed toidupoodi, silmade kõrgusel on, ma ei tea, mingisugune 8 riiulit energiajooki ja ma ei tea nalja, 8 riiulit ja see maksab olemata ära, kõige odavam asi poes on energiajook. Kuulge, see on kuritegu. Mina nägin seda, kui ma Tartus elasin eelmises kohas, meil oli pood oli ees ja kool oli kõrval. Ja see oli nii kurb, et need 10-aastased käisid ja võtsid, tõmbasid. Aga täitsa tõesti, ma väga vabandan, et kui praegu rikun suhteid kellegagi ja mind ei kutsuta õhtut juhtima mingisugusele üritusele, kes neid asju maale toob, aga päriselt ka. Ei, see on päris, jah. Võtke ennast kokku. Ja tegelikult on riigile sama sõnum. Me saame kehtestada ikkagi mingisugused reeglid. Et mingit siukest jama me ei müü alla 18. No lisaks mina olen ka, ma proovin väga, mulle meeldib, et sa käima tõmbad ennast, ma tahan ka käima tõmbada. Ühesõnaga, ma viin last hommikul kooli ja siis on suured need reklaamid, ekraanid ja siis seal jookseb kiirtoidu reklaam on see, et luba endale midagi head. Ja mis mu lapsed arvavad, muidugi nagu räägid, mul tuleb 8 sünnipäev, ma tahaks seda teha McDonaldsis, on ja, sest seal on luba endale midagi head. Et nagu see, mis ajupesu käib ja siis me tahame rääkida sellest, et me ei ole, või et kuidas tervislikumalt elada, kui me lubame sellise asja, on ju, ühiskondlik ajupesu. Absoluutselt. Miks ma tahtsin seda siia visata, et tegelikult see ei alga ju, et siis kui me oleme 30 ja tegelikult kogu see protsess algab sisuliselt juba kohe pihta. Ja, absoluutselt, jah. Meil oma teismeliste pealt me näeme tegelikult seda, et ilmselt ka muidugi Briti eeskujul, vaata alguses sa võitled ikka, kui sa oled teismeline, eks ole. Ja tahad ju proovida ka seda, sa sama oled reklaami ohver ja sõbrad ka ja igast asju proovid. Siis muidugi seal on nüüd küsimus, kuidas vanemad sellega toime tulevad, aga õnneks Britt on lihtsalt nii tark, et ta on sellega väga hästi toime tulnud, et me ei ole liiga palju noominud ega rihma kellele kandnud ja nii edasi. Aga mu nagu mõte on sellega nagu see, et nad ise jõuavad üks hetk tegelikult sinna, et nad ei taha seda jama. Ja me räägime siin nii täpselt, ilmselt on siin eeskuju küsimus, aga samas nad ikkagi näevad ju, mis nende kehadega toimub. Kui me räägime puhtalt toidust ja teine väga huvitav näide, mida mina ei teadnud ja siin tuleb öelda aitäh ka TikTokile, et kui meil vanem poiss oli haige, teismeline, siis ta oli palju TikTokis voodis, oli lihtsalt voodis oli TikTokis ja ta ütles mulle pärast, et ta oli TikTokis nii kaua, kuni TikTok ütles talle, sa oled olnud liiga kaua,
mina ei teadnud, et seal sisse on ehitatud selline asi, see on respekt, lihtsalt tooge natukene kallis TikTok see varasemaks. Ilmselt mitte ei pea olema seal päev otsa, tooge mingisuguse 2 tunni või tunni peale, aga ja teate, mis ta siis tegi või? Teismeline kott, kustutas ära TikToki. Ta kustutas TikToki ära. Saad aru? Eks ma tahan öelda, et sellest toksiinidest ikkagi, kui on normaalne keskkond, kus nagu lapsed kasvavad ja nad saavad infot ja nad saavad samast TikTokist ka seda infot, et mis on tervislik ja mis ei ole. Nad on tegelikult suhteliselt ise otsustama ja ära kustutama TikToki, nad on nõus ise ära kustutama suhkrud oma elust, chipsid oma elust, kõik asjad. Aga seal peab olema sul see teine elu ka kõrval, et nad näevad seda nagu ka normaalset või normaalset selles mõttes, et teistmoodi, kuidas saab, on ju. Aga ma tahan siia selle hästi suure aga tuua. Vaata, teadlased jälle väidavad, et esimesed 6 eluaastat on lapsel see, kus tal kujuneb välja nii-öelda see comfort foodi ehk siis selle nagu lohutustoidu nagu maitse kombinatsioonid. Ja kui sa selles algusfaasis talle pidevalt kütad neid komme, neid šokolaade, neid kõike seda värvilist krõpse, eks ju, igal poole võta ja siis lapsed ütlevad kodus, et ei, ma tahan ainult makaroni ketšupiga, mul laps ei söö midagi muud ja nii edasi, on ju, siis tegelikult ta ei tule sellest ise välja, sest sa põhimõtteliselt kasvatad narkomani ja ta ei tule sellest ise välja. Tänu sellele, et meil üks lastest mitte ma ei taha öelda, et ma olen tänulik, et tal allergia on, aga ta sai vaktsiinidest ränga allergia ja tänu sellele tugevale allergiale oli meil sunnitud, kuigi ma ise olen väga tervislik toitaja, aga sellest allergiast veel tulenevalt oli sunnitud, et laste toidulaud oli ülitervislik, sest tal lihtsalt tuli, ma ei tea, lööve igasuguse jama peale, eks ju, ja tuligi lööve ainult jama peale, printsiibis on ju. Nii et võt seda ma paneks nüüd küll kõikidele emadele, isadele südamele, palun ärge söötke mürki oma lapsele sisse. Ja minu peale on isegi mu kursavennad, ma õpin jälle ülikoolist, mu kursavennad on täitsa pahaseks saanud, et oi, ma ostan omale lapsele preemiaks Marsi. Ma ütlesin, miks sa seda teed? Miks? Et kas ma oleksin sulle hea sõber, kui ma tooksin sulle tass mürki, kuule, võta üks raks, vaatame kaua vastu pead, on ju. Et miks me seda teeme nagu, et kus siin see preemia on, kui laps tuleb spordivõistluses, ma annan talle mingisuguse Snickersi või Marsi. Et see on nagu minu jaoks nagu kuulpähe mõtlemine, vabandust jälle see väljend kuulpähe. Ma ükskord juba sain pahandada, ma väga vabandan, see on väljend, et nagu, et mõtelge. See on kujundlik kõne. Tal ei ole relvaluba. Siis ei tohi öelda või? Ilmselt olid pahad. Ega tänapäeval üldse inimestel on kadunud ära ka kujundlik mõtlemine. Ja aga printsiibis, et päriselt ka mõelge ja sealt edasi ongi see, eks ju, et üks asi on see, me vastutame oma laste eest, aga siis järgmine samme vastutame ka ju enda tervise eest, on ju. Aga Brit, see tervisliku toidu tegemine, see on nii raske ja kohutavalt kallis. Ja tööd peab tegema selle asemel. Ja tegelikult ma olin praegu irooniline, et see kõlama ja sa võid nüüd väidelda. Kallis ei ole, aga tegema tõesti peab. Aga tegelikult on jällegi, eks ju, kui sa nüüd paned kaalukausile, eks ju, et kas ma teen endale ja oma perele värskelt sööki, sest seal on ju ka igasugused nipped, ma ei tea, teed valmis, paned sügavasse ja sest et me ei ole ka Martiga eriti need inimesed, kellel hästi palju aega oleks kodus olla, et siis tulebki leida leidlikke viise, et kuidas nagu teha sügavasse valmis mingisuguseid, ma ei tea, lihapalle lõputute juurviljadega ja asjadega, on ju. Et igast asju saab välja mõelda, aga oluline on see, et nagu mingid nagu nii-öelda verstapostid või mingid need alustalad võiks nagu elus olla ja number 1 on toit, mida me sööme. See on, muide, ma võiselt pean vahele torkama, et selle koha pealt ma kirjutan küll alla, kui ma mõtlen praegu oma tervise peale ja selle elustiili peale, mis te juba saite aru, et tegelikult ma ikka ei ole väga palju õppinud seda, kuidas mitte tööd teha, siis ma väidan, et üks väga suur muudatus, mis Briti tulekuga minu ellu ongi muutunud, on ilmselt seesama toit, kodune toidulaud ja ma tegelikult selle kütuse peal üldse saangi natuke patustada liigse töö tegemisega. Ehk siis, et ma tegelikult, sest minu kütus, mis mul sees on lihtsalt nii hea, et ma saan lubada seda, mida ma oleksin täitsa haige praegu, kui ma sööksin jama, sööks valesti, täiesti kindlalt. See on tõesti väga tähtis on toit.
ja nüüd tulimegi selle narko juurde, see narko, see ütlesid ennem huvitavalt, mis ma ütlesin, et ära praegu räägi, vaid räägi siis, kui me salvestame, on see, et sa ise käisid narkovõõrutusel. Palun selgita. Mina olen olnud narkoman ilma seda enda teadmata ja ilma, et ma oleks kunagi ühtegi narkootilist droogi tarbinud. Nimelt, kui ma õppisin oma teist eriala siis tagasi Eestis koreograafiat, toona ta oli pedagoogika ülikool, täna ta on Tallinna ülikool. Ja siis, kuidas sa ikka õpid niukest kaasaegse tantsu eriala, eks ju, et hästi palju füüsilist liikumist, hästi palju loengutes istumist ja hästi palju etendusi õhtuti. Ja eks elutempo oli nii, nagu ta oli, ega midagi ei ole väga palju muutunud, lihtsalt ma olen nüüd aru saanud, et tuleb ikkagi süüa vahepeal, aga siis toona, kui me mõtleme nüüd, eks ju 20 aastat tagasi on ju, mis siis oli? Rohkem ikkagi. Vabandust, nüüd ma läksin su vanuse kallale. 2005 astuin pedasse. Ei. Ikka varem peab olema, sa ei olnud 29, kui sa pedasse läksid. Ei, õige, 2000, ehk siis juba 25 aastat tagasi. Ehk siis miks see aeg on oluline, on see, et kui sa mõtled nii palju, te võib-olla ei oska niimoodi mõelda, aga kui mõtled selle aja tagasi, siis mis oli poes või kohvikus need asjad, mida kiiresti haarata, eks ju, olid käinud pirukad, olid saiaksed, koogid, ei, nüüd on ka, sa saad pokepooli võtta, sa saad mingit salatit võtta, ikkagi on ainult. Ja siis, mis linnahalli ja me kooli vahele jäi, mis oli vanalinnas, oli Statoil. Ja mis sealt oli võtta mingisugune, eks ju, võileib. Ja eks me selle pealt nagu toitusime, sest et tõesti, kui olid seal Kriisi muusikali etendused, see tamp oli meeletu, eks ju, hommikul 8 kooli, õhtul etendus, jälle 8 kooli. Ja siis ühel hetkel, mul ühel etendusel laval ei olnud midagi, adrekasaini laes, aga nii kui lavalt maha tuli, meeletud valud kõhus. Ja siis tegin ikkagi etenduse ära ja see sõber kutsus siis kiirabi järgi on ju ja tuli lümfiteede põletik. Ja pikk jutt lühikseks, seal oli palju nalja, sai veel haiglas enne, sest ma olin esimest korda elus haiglas ja kuidas siis iga hommiku tuli mingi arstide delegatsioon minu voodi otsa. Mis teil siis juhtus? Ja siis, kuna nad algul ei saanud aru, mis mul viga on, aga alakõhus olid meeletud valud, siis pidevalt kuulsin sellist lauset, võtame selle pimesoole igaks juhuks ära, et siis on vähemalt see välistatud. Mõtlesin, nalja teete või? Igaks juhuks ei võta midagi minult ära. Ja kusjuures see on tegelikult väga oluline asi, miks ma selle alati välja toon, on see, pimesool on ülioluline, mis puudutab meie soole mikrofloorat ja mikrobiomi. Ehk siis pimesoolt igaks juhuks arstid välja lõigata ei ole mõtet. Nii et kui seal ikka põletiku tõsist ei ole, siis ei ole mõtet. Ja kuna ma ei lubanud ennast lõigata, niisama selgus lõpuks, et on lümfiteede põletik. Ja siis ma läksin Vormsi siis puhkama, etendused olid läbi ja otsustasin võtta nagu toidulaua täiesti puhtaks. Et kõik suhkrut, kõik asjad välja, ainult see, mis maa peal kasvas ja mingid jämedad jahud ja asjad. Ja miks ma tean, et ma tegin läbi narkovõõrutusravi oli sellepärast, et ma olin aastaid varem kirikus töötanud keeruliste noortega, Kaagvere tüdrukutega ja kes väga paljud maadlesid narkosõltuvusega. Ehk siis ma olin väga palju uurinud seda, et mida tähendab üldse narkovõõrutusravi, mis need nähud on, kuidas see toimib, et siis olla nagu tüdrukutele toeks, et nad ikkagi julgeksid seda teha ja sellest võõrduda. Ja siis ma olin seal üksinda Vormsis, laenatud koer, oma venna suur Rottweiler oli mul kaasas, Rottweileri hundi segu ja olen seal maamajas ja kõigepealt siis, eks ju, meeletud vappekülmad, meeletult kõrge palavik, meeletu higistamine ja mul oli selline tunne, et kui need seinad oleks suhkrus, ma reaalselt näriks neist läbi. Ja mul ei ole sellist kogemust rohkem elus olnud, kus ma tundsin, et ma ei tea nüüd, kas ma suren ära või mis must saab, on ju. Ja siis ma hakkasin käima. Mitu päeva siis? See oli kestis umbes nädal aega. Algul oli eriti hull ja kuna see koer oli mul seal kaisus kogu aeg, siis see vähemalt kuidagi hoidis ja lohutas. Ja siis ma hakkasin mööda metsi käima, korjama mingid angervakse asju, mis on nagu põletiku alandajad ja palaviku alandajad. Ja jõin neid, vist jõin natuke liiga kanget, siis tuli veel sellest omakorda mingi ühesõnaga, see oli meeletu nädal aega. Ja siis lõpuks, kui ma sealt teisest otsast välja tulin ja see kõik oli nagu rahunenud, siis ma sain aru, et tegelikult see ei ole üldse nali. Et see valge suhkur ja kõik need töödeldud toiduained, see on reaalne narkootikum. Ja ma ei ole elus ühtegi narkot, eks ju, natuke alkoholi ja suitsu proovinud, eks ju, aga ma ei ole ühtegi narkootilist ainet proovinud. Ja eriti noorena, eks ju, hoidsin sellest kaarega eemale ja elada selline asi läbi on ju.
ja siis võib-olla see panigi mulle nagu eriti tõsise nagu selle paugu, et ma sain aru, et midagi tuleb nagu muuta. Ja siis ma oma peda lõputööna uurisin siis, kuna toona oli, eks ju, kõrgharidus, bakalaurus oli 4-aastane või, eks ju. Noh, siis ta oli nagu magistritöö, eks ju, et oli etendus vaja lavastada pluss siis põhjalik uurimustöö teha. Ja siis ma tegingi uurimuse teadlaste nagu uurimuste baasil, et mis asi üldse on tervislik toit ja tervislik toitumine, mida me keha üldse vajab. Ja võib-olla see panigi nagu kogu aluse, kus siis tegelikult ühel päeval sündis see Smart Detox nagu 8-nädalane see nii-öelda võõrutusprogramm. Võõrutusprogramm, see kõlab väga. Täpselt. Aga kuidas praegu on, kas sa tarbid suhkurt või üldse ei tarbi või? Selles mõttes igapäevalaual kodus meil ei ole üldse suhkrut, on muidugi need alternatiiv, eks ju, natuke kookossuhkrut ja seda on ju, aga pigem ikkagi üritad, mett on, eks ju, naturaalselt Eesti mett, aga peab olema naturaalne mesi. Ärge poest naljalt oske mett, eks ju, seal on tihti need siirupid sees. Et igapäeva toidulaualt võiks olla peaaegu 0 tolerants suhkrutele ja suhkrulaadsetele magusainetele. Tänapäeval on nii-öelda jutumärkides magusainete nimistu, seal on mingi 300-ni, mis ulatub vähemalt USAs. Ma arvan, et Euroopas see on vähem, kuskil 100-ni. Ehk siis need keemilised magusained on peidetud igasuguste huvitavate nimed taha. Ehk siis kodus... Suhkruga on ju see huvitav asi ka, mis sa seal Detoxi all pidevalt avastad ja kuna tal on suur community alati seal taga, siis nad kõik ju, Brit käseb neil lugeda neid etikette igal tootjal. Ja no ütle, kus suhkrut ei ole lõpuks. Kõik leivad, kõik okei, 96% leibad ja nii edasi. Müstika, mis inimesed kõik avastavad, kuhu topitakse suhkrut. Mina tegin paar aastat tagasi, üks teine 8-nädalane programm oli ka, et just see suhkru detox ja seal oli ka üks nädal, et mine loe neid ja see ikkagi šokk nagu, et absoluutselt kõiges. Ja nüüd ma olen oma lastega, meil on need vestlused olnud, just kui me novembris olime reisil, et siis vanempoeg ütleb, aga siin on kirjas sugar free on ja siis ma arvutasin sellest, et saate aru, et see ei ole, aga see on ju mina ütlesingi, et aga see on ju magus. Kuidas ta siis magus on sul? Mõtle nüüd, siis ta ei mõtlema, et tõesti, kui selle ei ole. Et see on veel hullem. Sugar free on ju veel hullem. Ja lihtsalt sellest, et kuulajale vaatajale, et põgusalt tuli see 8-nädalane, et Brit siin jaanuaris kohe stardib ühe sellise, kus on detox, ma saan aru, narkovõõrutusravi. Ära nii hullult ütle. Vabandus, võõrutusravi, et tegelikult elustist, kas oli 45+ või? No ta on 45+, aga tegelikult seda on teinud ka väga palju nooremad, sest et ega tänapäeval see, ütleme, terviseteadlikkus on nii suur inimestel, et tegelikult see sobib kõikidele. Me lihtsalt suuname 45+, sellepärast, et ma räägin ka väga palju hormonaalsetest muutustest ja sellest menopausist, aga nagu me alguses rääkisime, eks ju, et tegelikult see hormonaalne muutus võib hakata juba palju varem, eks ju, 30-35, nii et tegelikult ta sobib kõikidele, lihtsalt, et oleks lihtsam turundada, meil on 45+, eks ju. Aga mõte ongi selles, et ega me ise ei taju, nagu sa ütled, eks ju, et poes on igal pool see suhkur sees. Vaata, kui ma kunagi Ameerikas elasin ja õppisin Pilatest, siis see oli siis 2006, kui ma juba seal seda põhjalikult õppisin, siis oli niimoodi, et ma seal ka ju huvi pärast lugesin kõiki seda igasugust kirjandust, mis puudutas tervislikku toitumist ja kõike seda. Ja seal oli üks huvitav asi toodud, et teadlased avastasid ja vaat see avastus on nüüd tohutu edu saavutanud Nestlele ja kõikidele nendele tohututele firmadele, kes toodavad siis seda lohutustoitu meile. Et mis on see nagu ainete kombinatsioon, mis tekitab siis inimesele sõltuvuse. Kujutate, teadlased uurivad selle välja, et tekitada sõltuvust tekitavaid toite. Ja see kombinatsioon on emapiima kombinatsioon. Rasv, sool ja magus. Eks, et emapiimas on ju, ma ei tea, me vist keegi ei ole maitsenud emapiima, eks ju, ei ole. Aga lapsena? Lapsena ja ma ei mäleta. Aga et isegi, kui sa jood värsket lehmapiima või kitsepiima, eks ju, seal on ka vaata natuke soolakas, natuke magus, eks ju, see piimasuhkur on ju, ja ta on rasvane. Ja vot need 3 aspekti on, kui sa vaatad ükskõik millist nii-öelda siis seda kräppi, eks ju, aga seda nimetatakse ka tavaliseks toiduks, seal on ju müslid ja seal on ju hommikuhelbed tohutute vitamiinidega, on ju, siis igal pool on see 3 kombo. Ja siis ma USAs sain aru, et tegelikult nagu
noh, see on loodud selleks, et meid nii-öelda tekitadagi meisse sõltuvus. Nii et tegelikult me kõik oleme selle sõltlased ja ma ise ka teen seda detoksi läbi iga mingi perioodi tagant, et lihtsalt anda kehale puhkust. Anda puhkust nendest sõltuvustest, sest ja siis ma detoksi ajal räägin ka hästi palju, ma olen kogu aeg naistele kätte, sest tõesti tänaseks on juba tuhanded naised seda läbinud ja need tervise näitajad, mis muutuvad ja see tervise... Küsimus oli ainult, eks ole, kaalus ja mõõtmetes, vaid ikkagi uned ja haigused, mis kõik ära lähevad. Taanduvad, põletikud taanduvad, kaalud taanduvad, inimestel elustil täielikult muutub ja üks võti muideks on seal see, et ma ei anna menüüsid ette. Meil on küll nii-öelda nende menüüd seal näha, kes on seda läbinud, et noh, ideid anda inimestele, aga see mõte ongi see, et sa lähed poodi ja sa loed, mida sa sööd. Ja see ongi see võtmekas, et sa hakkad aru saama, et täitsa jama siin sees on, milleks ma seda oma toidulauale panen. Aga lähme, meil on veel natuke aega vananemise juurde tagasi, see on kõik põnev, et tegelikult ju kõik mõjutab vananemist. Et kui me nüüd võtame näiteks, mis on, et ägedalt vananeda, võtame, oleme korra veel seal selles nii-öelda füsioloogilises maailmas, et mis on need asjad, mida me peaks tegema, mis on need harjumused, mis on need elustiililised valikud, mida me peaks tegema, et ägedalt vananeda? No ma arvan, et ikkagi me ei saa minna ainult füüsilisse, aga mina ise, kui ma nüüd järgin endast, mida ma kujutaks ette, et mis on mul see järgmine ikkagi ülisuur verstapost, et olla see mõnus papi, tore papi oli vist see väljend, eks tore papi ja mängida petanki, siis ikkagi stressi level, stressi tase, selle peab saama alla, sest see mõjutab kõike. Kui me räägime füüsiliselt, ma ju tunnen ja ma tean, kuna ma olen ka väga palju käinud oma elus massaažis seljaprobleemide tõttu ja nii edasi, ja üldse, et mul see kehatundlikkus on, ma arvan, päris hea ja tegelikult ma nagu nüüd ju saan üli hästi juba aru, kuidas mu stress, kuhu ta kehas läheb, mida ta mu kehaga teeb ja see on õudne, kuidas stress kurnab keha. Nii et minu jaoks see on ikkagi number 1 asi, et kuidas nagu stress saada maha. Ehk siis see sabatipäev ikkagi. No alustame siis sellest ühest, mis oli see puhkepäev? Stress ja puhkust, nii, toitumine, eks ju, suhkrut. No ütleme niimoodi, et kõige rohkem meie keha vanandab nagu halvas mõttes on need sügavkudede põletikud. Ja mis toidab põletikku ongi, eks ju, stress, mis stressi tasakaalustab. Kõige paremini, eks ju, liikumine, tõesti naljade tegemine, leia endale fantastiline hobi, head sõbrad, loo endale see ühiskond või keskkond endale ümber või see kogukond. Ja isegi kui sul ei ole võib-olla elukaaslast või abikaasat, siis leia endale äge kogukond, ägedad sõbrad, et oluline on see, et sa ei oleks üksinda. Ehk siis mine kohe sellest stressist nagu teise äärmusesse liigu, eks ju, sporti liigu õues, värskes õhus, see on ülioluline, ei piisa ainult jõusaalis käimisest. Kindlasti tehke pilatest ja ma ei ütle see sellepärast, et mina pilatse guru olen, vaid sellepärast, et pilates stimuleerib kõiki organismi lihaseid. Et ma alati ütlen, et pilates peaks olema selline nagu maja vundament. Kui see on sul tugev, siis käi jõusaalis, käi jooksmas, käi aeroobikas, käi ükskõik, mida sa vähegi tahad. No näiteks Ed Sheeran teeb ainult pilates. Jah, et selles mõttes ta tagab sulle täieliku tervise ja siis sinna peale ehitad kõik muud asjad, on ju. Mees annab üksi 3-tunnised kontserte. Yeah. No just, on ju. Aga siis teine asi, eks ju, toidulaud, kuidas siis seda sügavkudede nagu põletikku vähendada, eks ju, võta kõik suhkrud välja. Võta kõik see magus välja, see on number 1. Ja tee oma kodune toidulaud puhtaks. Meil teismelistega on ka olnud see põhimõte, ma olen ka naistele seal on hea tuhandetele rääkida ja julgustada neid, eks ju, sest et väga paljud on ju emad ja paljud on lapsed. Et ei ole mõtet nagu keelata, et ära poest otsa. Toida teda kodus õige toiduga, sest et mida rohkem tal on see veresuhkur tasakaalus, seda rohkem seda vähem ta jama kipub ostma, on ju. Anna talle hommikul korralik toit, mitte mingid helbeid või ainult magusat pudru. Anna muna, anna talle mingi kreeka jogurt, mingid asju, mis päriselt toidab, on ju. Ja hoiab tal veresuhkru tasakaalus, siis ta ei hakka seda jama nii palju sööma, eks ju. Et tehke kodune toidulaud korda, ise endale lastele, on ju. Ja seega hakkab kohe sul vähendama põletikku. See põletik on tegelikult võtme mõiste, kui me rääkisime oma heade sõpradega Pregon Strandbergiga, Marek ja Katrin, kes on siis teadlased. Ja Marek ütles väga huvitav asja, et imetajad, millesse surevad,
imetajad, meie kaasa arvatud, suremegi põletikku. Meie keha on lihtsalt nii põletikust läbivalt. Praegu ka meie kõigi 4 kehad siin ja meie kuulajate-vaatajate kehad on ka põletikus. Lihtsalt hetkel veel ei sure. Ja, ta on niisugune aeglane surm, eks. Ja lihtsalt seal on üks huvitav asi, et mille enam positiivsemaks minna. Aga ma lõpetan ikkagi Paranemise teema peab surmaga. Täpselt, ma lõpetan ikkagi positiivse noodiga, et kui ma nüüd õigesti mäletan, mis Marek ütles, oli see, et on üks imetajate liik, kelle keha ei lähe põletikku. Ja see on leemurid. Et ma ei tea, mida meil neist õppida oleks, aga vaatame rohkem, kuidas siis leemurid saavad oma eluga hakkama. Aga miks ma ütlesin enne, et vaatame füüsilise, tegelikult teine asi on see vaimne asi ja mida mina nagu näen enda ümber ka, siin mõned nooremad sõbrad, aga on ka minu ealised sõbrad, aga see, et natuke selles ühiskonnas osadet tunnen teravamalt, aga osadet vähem on see, et ikkagi naine 40+, et hakkab tema olulisus, just nagu naiste puhul on ja, et tema olulisus ja mis ta üldse enam väärt on ja eks ju, kõik see, ja kui veel lapsi ka ei ole, siis on eriti hull on ja, et sa polegi midagi teinud, et kuidas saada, ja siin on 2 küsimust, esiteks, kuidas saada hakkama sellega või kuidas siis ennast hoida vaimselt ka nende mõtete eest, kuidas ümber häälestada ja teine küsimus on mul Mardile, on see, et mida mehed tunnevad? Võib-olla alustame sellest naiste teemast. Kas sina oled seda tundnud? Võt, mina sellist asja ei ole tundnud ja just ma olen ise endas võidelda, eks ju, nagu ma ennem rääkisin, aga ma seda ei ole tundnud ja ma arvan, et siin ongi, ütleme sellised mõned võtmeküsimused. Ja mida ma ka ise naistele väga palju soovitan seal detoksi käigus ja kes mul äpis võimlevad regulaarselt, on see sama asi, et vaata, me saame ainult ise ennast väärtustada. Ega tegelikult ühiskond väärtustab meid, kuigi me elame noores ühiskonnas ja ma tean, et see ühiskond nagu ei oska veel väärtustada erinevaid igasi ja nad ei oska näha, et tegelikult igas eas on inimesel nagu oma see fenomen, eks ju. Siis tegelikult ühiskond väärtustab sind täpselt nii palju, kui sina ennast väärtustad. Ja sama kehtib sõprussuhetes, armastussuhetes, ükskõik kus, et inimene väärtustab sind ja vahel tuleb jõuga kehtestada ka ühiskonnas oma nagu roll. Aga ma ei mõtle jõuga siis kuidagi kurjaga, vaid enesekindlalt ja mida me siis naistena saame teha, eks ju. Me teame ju seda, eks ju, et kui meil see hormonaalne muutus tuleb, siis esimene asi, mis kipub tulema, on see kaalutõus. Õnneks tänapäeval räägitakse nii palju sellest menopausist, perimenopausist, eks ju, et kuidas seda tasakaalustada. Aga selge on see, et füüsiline liikumine annab sulle piisavalt dopamiini. Ta tasakaalustab, eks ju, seda sama stressihormooni kortisooli, mis tõmbabki sul selle adreka kogu aeg üles ja sa oled nagu keegi ei pakkunud mulle istet appikena, on ju. Et rahune maha ja tegele iseendaga, vaata endale otsa ja mõtle, et täitsa lõpp, ma olen maailma kõige ägedam inimene, kes mu elus on. Ja õpi nagu ennast väärtustama. Ja nagu sa ütlesid, see mõtlemine, miks detoxis on üks osa, ongi see sama mõtlemine, see enesekriitika, see enesehalvustamine ja kus see tihti tuleb, see võib tullagi kuskilt ammustest aegadest, haiget saamisest, keegi on sulle salvanud midagi, keegi on öelnud sulle midagi ja see on nii sügavale hinge läinud, et detoxis üks väga oluline osa on see enda mõtetega tegelemine, et sa laseksid ja muideks, kui sa lased lahti neid negatiivseid mõtteid, kui sa annad andeks ja ma detoxis ka väga põhjalikult räägin andestamisest, sest kuna ma olen läbi elu töötanud väga keeruliste inimestega, selles mõttes olnud neile toeks, nii nagu ma nimetasin need Kaagvere noored, eks ju, kes on väga katkistest peredest, olen samamoodi olnud toeks inimestega, kes on seksuaalvägivalla ohvrid, eks ju, siis andestamise teema on minu üks võtmeteemasi, sest et kui keegi on vägivalla ohver, siis öelda talle, et anna andeks, mis sa põed on ju, see ei toimi, eks ju. Et sa pead lahti rääkima, mis asi see andestus tegelikult on. Ja kui inimesed kõigest sellest koormast vabanevad, siis nad juba kukub 2-3 kilo, sest et see hinge raskus on meil meeletu, on ju. Ja kui me nendest asjadest ennast puhastame, kui me hoiame ennast nagu nii-öelda, hoiame ennast väärtuslikuna, siis tegelikult ei julge meid mitte keegi mitte väärtustada.
Ja muidugi teine asi, mis on see, on ikkagi see kogukond, on see eesmärk. Nendes blue zone'ides ja kus inimesed elavad pikaealiselt, seal on hästi olulisel kohal on just see kogukonnas tegutsemine. Ükskõik, kas sa oled kiriku kogukonnas, oled sa mingis muus, eks ju, klubilises tegevuses, kultuurimajas kuskil maapiirkondades on ju, et ükskõik kus. Oled korteriühistu esimees, naudid neid tülisid seal, eks ole. Tegeled seal, lood, seal on ju korda. Et point on nagu see, et sul peab olema mingi eesmärk. Ja vaata, see nagu annab sulle mõtte, et miks ma üldse nagu olen. Nii et leidke julgelt, nii hakake nagu... bändi tegema. Hakake tegema, mis iganes te uniste, minge uuesti õppima. Mina õpin juba 4. kord ülikoolis ja näed, ma küll palun, et mind hoitaks tagasi, et ma uuesti lähe, aga ma kardan, et see juhtub jälle. Et õppige midagi või minge mingitele kursustele, et looge endale see väärtus. Ja mis on kellelgi öelda, et sa ei ole väärtuslik? Kellelgi ei ole seda õigust. Me oleme väärtuslik. Iga inimene on nii väärtuslik ja kõikide oma annete, oma eripäradega, oma kehakujuga, oma imeilusa näoga, eks ju, et iga inimene on täiuslik. Ta on täiuslik looming, eks ju. Et me lihtsalt nagu lubame nendel haavadel ja asjadel dikteerida. Aga tõesti, tulge detox ja saame üle. Mis ma siia otsa veel pean ütlema? Ma pean midagi ütlema. See oli väga ilus ja ma olen ka selle mõtlenud, et tegelikult vaata näed neid vana inimesi, nüüd võtame ikka seal juba 80-90 pluss, et kes osad juba surevad, eks ju, elavad edasi ja kogu aeg surevad. 20 aastat järjest. 20 aastat järjest ja samas on need, kes näiteks minu vanema oli selline, tema suri 94 oli, aga 92, kui ta veel oli kodus, siis tead, ma Vikerraadiost kuulsin, et tuleb endaga rääkida, kui sa üksi oled. Nüüd ma räägin 10 minutit päevas. Et 92 sa leiad veel need, et see ongi lõpuks, et kuidas ma ennast hoian selle sees. Et ma arvan, et väga palju võib-olla lasemegi väliselt dikteerida, 40, nüüd sa oledki, nüüd on see või et siis hakkadki mõtlema, äkki ma peaks kinni tundma, no tegelikult ei pea, on ju, et see hakkab mõttest kinni. Ja siis muidugi statistika, kui ma räägin meeste seisukohalt, kinnitab ainult üht, et tuleb leida hea naine. Ja nii on, mehed elavad kauem ja paremini ja ma arvan, et see tund aega me oleme veennud teid sellest, mul on naisega vedanud. Sellest sul on vedanud ja, et kuigi seda ei kuule, sa kuuled hoopis mind. Aga sul on väga siiski naistega vedanud. Sul on naistega vedanud. Aga see mul hakkas mõte nüüd ära minema, et mis on, see on ju uuring tehtud, et mehed on õnnelikumad, kui nad on abielus, neil kaaslane, aga üksikud naised on õnnelikumad. Väga huvitav on see. Samas üks üsna tuntud õnnelikkuse uuring, et nüüd on meil olnud seda ruumi ja aega, et teha longitud uuringuid järjest rohkem ja üks läbiv asi, mis leiti, mis ennustab kõige paremini õnnelikkust, on ikkagi head suhted. Ikkagi suhted. Okei, ma võtan sellest tagasi. Ma mäletan, mis uuringus mina. Järelikult oli vale uuring. Kas sa mõtlesid nagu lähisuhted või üldse suhted? Üldse head suhted. Et sa oled ümbritsetud head suhetega. Sa ei pea olema nagu romantilises suhtes tingimata, aga sul peavad olema head suhted. Aga ikkagi ma tahaks veel... Vabandust. Ei ole hullu. Meeste selles, et kas mehed ka maadlevad mingite vanuste teemadega, vanused? Ma arvan täiega ja ma olen aru saanud isegi osad mehed maadlevad ju kas või sellega, et kui hakkavad juuksed peast ära kukkuma. Et mina enda puhul seda kusjuures ei mäleta, et see ei ole minu jaoks olnud trauma, aga ma täiesti respekteerin, kui osade jaoks on trauma ja väga suur probleem. Ma ütlen, loomulikult mehed maadlevad kõige sellega. Kui me vaatame jällegi loodusesse, siis öeldakse sageli ju, et meesisendid on ju palju edevamad. Aga mis need on, millega teie maadlete? Mingis vanuses või? Ja juuste välja langemine, seda ma olen ka kuulnud ja ma tean, et see on, aga ma just nagu vananedes, et mis vananedes need protsessid, et meestel võib-olla isegi öeldakse, et nagu see keskea kriis, meil tuleb kõigil, et kas see on ja kas ei ole nagu sinna, aga et hästi nagu, et meestel on see keskea kriis, eks ju, ostavad autosid, vahetavad naisi, et aga mis need tegelikult sisemised heitlused seal sees on? Kas sa arvad, ma tean või? Miks ma siin kutsusin? Ei, ma proovin. Ma tean, miks ma Briti kutsusin, aga sinu ma kutsusin meeseksperdiks. Mul on nüüd ma tean, mis naiste sees toimub. Mehel on sellest juba väga palju abi ausalt öeldes. Ma olen kohe parem mees tänu sellele. Aga mis meeste sees toimub, ma arvan, et ma tõesti ei oska üldistada. Ma võin ainult proovida mõelda, et tegelikult ma arvan, et muutused on väga sarnased. Tegelikult on, sest meie keha muutub, eks ole.
vanus tuleb juurde, siis kindlasti on täpselt samamoodi need andestamise teemad või mingisugused kibeduse teemad, sul on ja mingid asjad närivad, mehi need närivad veel palju kauem ja sellepärast ma arvan, mehed surevad ka varem, et tegelikult on nii palju selliseid asju, mida sa ei ole julgenud kas või vabandada või ühesõnaga mingid asjad, mis ju sisse nagu jäävad niimoodi kibedalt pidama. Et ma arvan, mehed on selle koha pealt palju kehvemad kui naised. Aga miks siis seda nemad lahti laskma. ei tegele sellega nii või et noh? No see vist on ikkagi, ma ei tea, ilmselt on olnud ka ühiskonna kuidagi mingisugune, kas mitte surve, aga ühesõnaga ühiskondlik norm on olnud ju see, et mehed ei ole sellega nii palju tegelenud. Võib-olla on see... Mehed ei nuta, et nüüd ilmselt see uus põlvkond tundub, et on natukene empaatilisem. Ma küll imestan, et meil poisid nagu räägivad tunnetest niimoodi, et ütlesin, okei, et ma ei oska midagi siin. Ilmselt ema hea väljaõppe, väga tublid poisid, et ilmselt elavad kaua. Et võib-olla ikkagi nagu need asjad, et ma ütlen, et ei ole nii erinevad. Lihtsalt vaata nii nagu ka kooli minnes ju poisid-tüdrukud arenevad erineva kiirusega, kui nüüd tohib üldistada. Väidetavalt tüdrukud arenevad kiiremini, poisid aeglasemini, eks ole. Et mulle tundub, et siin on tegelikult naised kogu aeg meestest eest ära. Et ma vaatan ja kuulan siin Britti, mõtlen ja või siis ütled sina mingi tarkused ära, ütlen, et jaa, väga õige. Peab jälle mõtle, kuidas ma ennast ikka parandan, näed. Ja siis ma arvan, et samamoodi selle vananemisega, et kui naised teevad sellega tööd ja on tublid ja vananevad ilusamini ja teadlikumalt, siis mehed lihtsalt on kuidagi hädas ja siis kuulevad kuskilt mingeid häid vihjeid, mõtlevad, okei, ma võin proovida seda küll. Aga et mehed on kogu aeg nagu maas, aga nad teevad samu asju. Kas äkki see on, sa mainisid kesk- ja kriisi, et ja siis ma jäin mõtlema veel selle peale, mis Brit, sina ütlesid, et see endale mingi missiooni või eesmärgi leidmine. Et minu üks teooria on see, et see kesk- ja kriis ongi, et me oleme seal kuskil 50-ish seal kandis jõuame hetke, kus järsku meil kaavad ära kõik need senimaani ette söödetud missioonid. Muidu on kogu aeg väga lihtne. Sa pead käima koolis. Siis sa pead võib-olla õppima edasi, aga kindlasti sa pead leidma töö, sa pead hakkama iseseisvaks, siis sa pead kolima, siis sa pead endale partneri leidma, siis sa pead lapsed tegema, abielluma, maja ehitama, lapsi kasvatama nii, et nad enam-vähem adekvaatseks jääksid. Ja siis on kõik. Jaa, järsku kolivad lapsed välja, maja on valmis, töö on olemas, rahaliselt on okei, mis ma nüüd teen järgmise 30-40 aastaga pekkis. Jaa, absoluutselt. Lihtsalt võtta võib-olla, seepärast sa küsid ka liiga vara minu käest seda, et mul... Sul veel käib. See keskekriis alles tuleb suure pauguga. Ja asjad alles hakkavad tulema. Need alles tulevad, jaa. Ei, see on mingist vanusest, jaa, küllap see niimoodi on. Et tegelikult, kui seda rääkis, ma mõtlesin kohe ka ühiskonna peale, et meil räägitakse Eestis samamoodi mingist peenhäälestamisest ja kõigest, et pole enam, oleme NATO-s, Euroopa Liidus, kuhugi pole enam pürgida. Sama jama, meil on kesk- ja kriis juba nii noore riigina käes. Kas te olete lugenud raamatut 100-aastane elu? Nüüd tuleb lugeda. Päris paks raamat on, aga väga tore, minule soovitas seda üks ärimees hoopis ja ütles, et ta oli 60+, on 60+, ja ta ütles, et tema on nagu hiljaks jäänud juba, aga et oma tütrele soovitas ja 100-aastane elu, et kuidas meil elu on muutumas nii-öelda nagu multietapiliseks, et see, et sa ei pruugi enam kõrgharidust omandada seal 20-ndest, sa võid seda teha 30, sa võid 40 uuesti teha, et see, et kuidas see struktuur on ka nagu muutumas ja kuidas ka nendele pehmetele väärtustele, millele me siis rääkisime ka siin, eks ju, liikumine ja toitumine, mis tegelikult ei ole üldse pehme väärtus, aga selles mõttes ellujäämis, see on kõige olulisem väärtus, et siis mis ajal just nendele nagu rõhku panna ja nii edasi, et see on väga huvitav raamat selle teema jätkuks. Aga lõpetuseks, üks asi, mida te kõik teete, tähendab, mitte te kõik koos ei tee, vaid üks asi, mida te nüüd teete alates tänasest, eriti muidugi Mardilt tahaks seda lubadust saada. Ja et üks väga konkreetne asi, et ägedalt vananeda või mille tegemist sa kindlasti jätkad? No ma teen otsa lahti, see sama asi, ma ikkagi püüan siis sinna jõuda, et mul oleks vähemalt üks puhkepäev nädalas. Kas siis pühapäeval ma proovin sulle helistada ja kui sa vastu võtad, siis ma helistan Britile. Umbes nii, jah. Pühapäev meil on kirikupäev, siis see ei ole nagu, või on ja ei ole ka puhkepäev, et mina olen tihti kui laulan kirikus on ja minul on see tihti tööpäev või jutlustan või... No ühesõnaga pühapäev või laupäev. Aga laupäev võiks olla see, kus... Tegelikult ma teen neljapäeva või teisipäeva või kolmapäeva, aga ma ei ütle ja siis ei ole olemas. Mina proovisin seda ekraanivaba päeva, kui ma alustasin, see oli umbes 5 aastat tagasi, üks ekraanivaba päev. Ja siis ma valisin ka suvalise päeva. Näiteks, et teisipäev, et mul ei ole seal näiteks koosolekud asju, nii. Aga mis inimesed, nendel on ikka töö, nad hakkasid helistama. Ega see ei ole põhjuseta, et laupäev, pühapäev, ühe neist päevadest.
et see ikkagi liikus tagasi. Vastus on sulle jah. Et ma leian selle päeva ja siis püüa mulle helistada. Ja mina kohe kaevan Sandrele, kui sa ei pea seda. Nii et tuleb siukene. Ja siis on kuskil veel Dagmar, kõige taga. Ja kui sa ei kuula, siis me saadame su Dagmari juurde. See ongi see kommuun, millest me räägime. Vot. Kuigi must hakkab inimene saama. Hakkab saama lõpuks. Teeme Mardist inimene. Ja, täpselt. Brit, mis sinul on? No ma peaks ikkagi selle müstilise sammu ära tegema. Hakkab pihta jälle see saladus. Ma ei julge seda välja öelda, sest ma kardan, et äkki ma siis ei tee. Ära siis sõnu ära. Ja, et ma ei ütle seda välja, aga siis, kui see välja tuleb ja see kõik läheb, siis ma ütlen, et see oli see. Ja see oli see, millest sa siin podcastis rääkisid. Jah, täpselt, siis ma ütlen seda. Jah, super. Dagmar. Minul tuleb pähe 2 asja. Üks asi on see, et ma püüan tublisti edasi käia jõusaalis, mis ma olen seda teinud niimoodi periooditi terve elu ilmselt ei saa öelda, aga ühesõnaga mingisuguse teadliku elu. Aga sel suvel esimest korda ma suutsin endale sõnastada selle, et jõusaalis käimine on oluline just hea vananemise jaoks. Et mul olid kogu aeg peas need pildid, kuidas mina ei jää vanaks. Mul on selles mõttes vedanud, et mul on hästi hea eeskuju, näiteks oma ema näol, kes minu meelest läheb kogu aeg ainult nooremaks, ainult rõõmsamaks, ainult säravamaks, ainult tegusemaks. Ja et mina ka, et kui ma olen mingi, ma ei tea, 70+, siis mina olen selline nagu lahe ja toimetaja, et ma tahan nagu siuke elus olla. Ja mingil hetkel ma saan aru, et kurat, aga mu keha peab olema siis selle jaoks nagu ka nagu võimeline selle kõige jaoks, et käia ja toimetada ja reisida ja olla selline elus. Ja siis jah, et ma püüan käia läbivalt ikkagi jõutrenni teha. Ja teine asi on see, mida natuke läheb nende oma eesmärkide ja missioonide sinna kategooriasse. Et ma mingis saates, äkki see oli see ärevuse saade, kus meil olid ka nagu erinevas vanuses inimesed külas. Ja seal ma ka mainisin seda minu meelest, et mingil hetkel ma mõtlesin enda jaoks läbi, et mul oli pidev selline nagu FOMO, et ma ei jõua teha kõiki neid asju, mis ma tahaks elus teha. Ja siis ma mõtlesin enda jaoks läbi mingid nagu elu nagu kategooriad, et elus on mingid etapid ja see ju alguses ma olengi võib-olla üksinda ja siis kahekesi kaaslasega ja võib-olla mingil hetkel elus on etapp, kus mul on väiksed lapsed ja siis mingil hetkel nad saavad suuremaks, et kuidagi elu on mingid etappideks nagu jaotatud. Ja siis mingil hetkel on see, kus ma olen juba vanem ja igal etapil on nagu mingid plussid, mingid miinused. Mingil hetkel on tervist kõvasti, aga raha ei ole. Mingil hetkel raha on, aga aega ei ole. Mingil hetkel on raha ja aega, aga tervis hakkab kehvemaks minema võib-olla. Ja siis ma jaotasin enda peas kõik need asjad, mis ma hirmsasti tahaksin teha, nende etappide peale nagu laiali. Et on mingid asjad, näiteks mingid, ma ei tea, ekstreemsporti on oluliselt lihtsam teha, kui ma olen noor, tervist on, vastutust võib-olla lapsi ei ole, on ju, siis mingil hetkel mingid hobisid võib-olla on lihtsam teha siis, kui mul ajaliselt ei ole nii paindlik ja mingid asjad on sellised, mis, ma ei tea, fotograafia näiteks, mis ma üsna rahulikult võin jätta sinna kuhugi 50+, 60+ vanusesse, et ma teen rahu, et ma praegu seda kohe ei võta, aga siis on ideaalne aeg, et käia, jalutada, toimetada, tegeleda sellise loomingulise hobiga. Et see on see, mida ma tahan edasi nagu teadlikult kuidagi teha või mõtestada. Teadlikkus ikkagi. Mina võtan 2. Seda suhkrujuttu oli nii palju, et ma ei jõua seda enam kuulata. Teeme siis vähem. No mul on tegelikult on ikkagi okei see, ma arvan, aga just kas ma tahan nagu lastel seda paremaks muuta, et see just sellel mõtteviisi tasandil, et ja ma ka jõudsin sinna jälle reisi peal olles, et mina saan seda kodus muuta, ma ei saa väljapool seda kontrollida, aga see kodune, vähemalt seda ma saan, on ju. Ja just, et nii endal kui lastel. Ja siis teine asi on see, ma võtan sinu selle mõtte see, et ikkagi stressi vähendada, et ja üks asi, mis ju tekitab inimest hästi palju stressi, on ka suhted. Et suhted hoida võimalikult ausad ja avatud ja pidada ka neid vestlusi, mis teinekord võib-olla on keerulised, on ju, kui sul mingi suhe enam ei toimi või seal, mis iganes see suhtluse, kuidagi see ausus ja avatus suhetes. Võt, sellist mõtted. Aitäh. Oleme kõik üle tund aega vanemad. Oleme surmale lähevad.
jube hea. Aitäh, et te tulite. Aitäh. Ja kuulake ka Brit teeb ju ka podcasti, et need teemad veel kus seda saab kuulata? Süvenenumalt minna? Ikka YouTube'is, Spotify'st, Rockides 100-ni. Kuidas siis tervelt elatud aastaid nagu rohkendada. Koos Kaidi Kleiniga siis. Jah, koos Kaidi. Nii et kes tunneb, et see on see teema, et tahab jätkata, siis 100-ni rokkida. 100-ni rokkida, jah. Aitäh teile ja näeme järgmises saates. Näeme. Aitäh, et kuulasid ja vaatasid meie taskuhäälingut. Kui sul on mõtteid, küsimusi, lugusid, mida tahad meiega jagada, siis kirjuta lasetiigertuppa@gmail.com.